Nii ma arvan, et võime vist alustada. Tere, kellega ma veel tuttav ela varasematest webinaridest, siis minu nimi on Marek Launiste ja olen BankUpi ärijuht. Ja enne kui ma nüüd asun sisulise poole juurde, siis mõne sõnaga ka korralduslikust poolest. Nüüd webinari jooksul saate mulle küsimusi esitada. Selleks siis leate siit paremalt poolt ekraani ääres on menüü ja seal all eelviimane rida on questions. Kui selle avate, seal on kastike, sinna saate siis küsimusi kirjutada ja siis webinari lõpus siis vaatame nendele peale ja siis ma vastan nendele. Ja kui teil nüüd seda menüüd näha ei ole, siis on riba seal ekraani ääres, siis seal riba üle on niisugune oranž pisike valge noolega nupuke, et vajutage selle peale, siis läheb see menüü sealt nähtavaks. Ja webinari kohta märkmeid otseselt tegema ei pea, et kõigile me saadame ka pärast hiljem siis webinari salvestuse. Saate siis üle vaadata. Nii, aga asume siis asja juurde. Täna siis räägin siis BankUpi uuest teenusest ehk siis BankUpi makselahendusest ja maksenupust arvel, mis on siis üks makselahenduse osa. Et milline see makselahendus siis on, mida me siis BankUpis edaspidi pakume, millised on selle võimalused, kasud sulle, siis kindlasti teen ka demo keskkonnas, et kuidas siis seda makseteenust siis kasutada, milline ta välja näeb, mis ongi kõige põhilisem osa vast ja siis lõpus ka siis, kuidas selle kõigega alustada. Et esmalt siis maksenupp. Mis see maksenupp siis on? Et kui siiani olete saadnud meili teel PDF-arve ja klient on selle arve võtab lahti ja siis ta kopeerib sealt PDF-ist andmed ja avab panga ja kopeerib sinna need arved ja andmed ja siis maksab, siis nüüd on asi meil väga lihtsaks tehtud. Saadate meili, meilis on kohe olemas kaasas maksenupp. Klient klikkab maksenupule ja avanevad tal oma kodupangad, valib oma kodupanga ja eeldatud maksekorraldus on olemas ja mõne nupu vahetusega on arve tasutud. Et siin ka ülevaatlikum slaid, kuidas siis makseteenus siis töötab, et iga klient saab siis üks personaalse maksenupu ja siis klikates siis sellel siis saab lihtsalt siis selle arve siis tasutud. Et mis on selle teenuse kasud siis? Et kindlasti on arvete tasumine kordades lihtsam nii kliendil kui teile liiguvad arvete tasumised kiiremini. Samamoodi näete ka on olemas BankUpis ka logid, mida ma kohe hetke pärast ka näitan, et te näete igat kliendi sammu, kes on, kui klient selle meili kätte saanud, kui ta on selle avanud, kui ta on selle ära maksnud ja kõik on teil tegelikult kenasti kõik need sammud BankUpi logis näha. Loomulikult vähenevad ka sellega seoses võlgnevused, kliendi rahulolu kindlasti suureneb ja arveid saab ka liikumise pealt ehk mobiilis, ehk siis BankUpi mobiiliäpis siis tasuda, ehk et ei pea olema ilmtingimata arvuti taga. Ja samamoodi siis saabki siis jälgida siis arvete tasumise staatusid, kõik nähtavad. Ja nüüd, kui seda arvet koostate maksenupuga, siis on kindlasti vajalik seal ka märkida makseviitenumber, mis siis hiljem aitab siis väga hästi siduda siis näiteks raamatupidamist tarkvarades ära need maksud arved siis arvetega, mis sinna liikunud on, ehk et raamatupidajana on lihtne kohe leida õige arve ja maksud arve kokku siduda. Mis on veel positiivne, et ei ole sellel teenusel mingisuguseid erilisi lisatasusid, ehk et valite lihtsalt endale maksepaketi ja see juba sisaldab kogu siis makselahendust. Ehk et eraldi mingid liigutused, midagi eraldi ei maksa. Ja mis on veel märkimisväärne, et
kliendil ei teki sellist ohtu, et ta võib arvet kogemata topelt maksta. Ehk kui ta on selle arve juba tasunud ja juhtumisi ta leiab selle nüüd uuesti mailbox'ist ja mõtleb, oi, et kas ma maksin selle ära, siis tegelikult on seal üks märge, mis näitab kohe, et on makstud, mida klient võib-olla kohe ei pruugi küll teada ega tunda, et mida see näitab, aga kui ta juba sinna maksanupul uuesti klikkab, siis seal on väga kenasti näha kohe, et see arve on tasutud näiteks, ma ei tea, 2 või 3 või nädal aega tagasi. Ehk et topeltmaksmise võimalust ei ole. Millisele ettevõttele siis lahendus sobib? Et kui sinu kliendid on täna pigem, kellega sa arveldad, on erakliendid või mikroettevõtted, siis nendel sobib see kõige parem. Võib-olla toon näite kas mõni spordiklubi või korteriühistu, kes saavad eraklientide arved, et siis on lihtne ja mugav kiiresti ära tasuda. Teie enda ettevõtte tegutsemisvaldkond ei mängi rolli. Saavad kõik ettevõtted seda nuppu kasutada vastavalt siis kuidas teie klientuur seda vajab. Ja nagu BankUp ise on see makselahendus samamoodi loodudki siis väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. Nüüd, kui aga olete suurest ettevõttest, siis suurtel ettevõtetel tihtipeale BankUpi keskkond, võiks öelda, võib-olla jääb kitsaks, ehk et on vaja rohkem pigem sellist erinevaid niinimetatud rätsepalahendusi. Tihtipeale võib-olla tahetakse seda maksenuppu mitte ainult meili teel saata või näiteks kas iseteenindusse või mingisugustesse sõnumitesse või erinevatesse kohtadesse seda paigutada, siis selleks on täiesti meil ka võimalus olemas. Meil on makseteenuse lahendus ka Unifed Postil endal. Ehk et kui olete nüüd suurest ettevõttest ja soovite samamoodi makselahendust oma ettevõttele, siis selle kohta täpsem info on meie kodulehel unifedpost.ee ja abiks on ka meie müügimeeskond. Kui kirjutate neile oma soovidest sales.ee@unifedpost.ee, siis nad kindlasti aitavad ja te leiate kindlasti endale sobiva lahenduse. Nii, maksenupp ei ole nüüd ainukene võimalus makselahenduse puhul. Nagu me teame, BankUpis ka meil ju lisaks müügiarvetele ka ostuarved ja nüüd on siis väga hea võimalus ka ostuarveid tasuda otse BankUpi keskkonnas. Ehk et neid on võimalik siis tasuda nii mitme kaupa korraga kui ka siis ühe kaupa. Ehk et selleks siis jah, et kui mida ma ka ütlen mõne hetke pärast näitan, mis sellega kaasneb ja mis siis selleks vaja on. Samamoodi on olemas reaalajas kogu aeg teil ülevaade teie maksetest, saldodest, maksetähtedeks, rahavoogudest, saate ka neid väljavõtteid võtta. Ehk et täielik ülevaade on teil olemas ja saab ka tegelikult siis BankUpis siis seadetelt sisse lülitada ka siukse maksetähtaja siis märguande ehk et kui ta hakkab maksetähtaeg lähenema, siis tuleb teile BankUpist e-kiri, et arve tähtaeg on lähenemas, et arve tuleks ära tasuda. Ja mida ma siinkohal selle makseteenuse puhul tahan ka ära märkida, mida oleks siis hea teada, et makselahendus siis pakub meie Unifed Post Group ja BankUpi makselahendus siis haldab Unifed Post Payments, mis siis vastab siis Euroopa Ühenduse ja Euroopa panganduse järelevalve kehtestatud turvastandarditele. Seega on siis meie BankUpi makseteenus väga kindlates kätes ja turvaline, nii et kutsun siis julgesti seda kasutama, et ei ole vaja üldse muretseda, et mis või kus teie rahad ja kuidas liiguvad. Nii, aga nüüd võib-olla kõige olulisema juurde liigume keskkonda, BankUpi keskkonda ja vaatame, kuidas siis need asjad nagu tegelikkuses siis käivad.
Nii, siin on meil nüüd tegemist siis meie testettevõtetega, siin ei maksa siis tähele panna, kui siin on mingisugused punased siin tähtaja ületavad asjad, et need on kõik testarved, mida me siin testinud ristipaika, et kõik perfektselt ja kenasti toimiks. Ja see nüüd esimene ettevõte, millel veel ei ole nüüd seda siis makseteenust siis aktiveeritud. Ja makseteenuse aktiveerimine siis vajutate siia pangakontode peale ja siit siis avaneb selline vaade. Kui vajutate aktiveeri makseteenus, siis avaneb selline leht, kus siis kohe suunatakse teid paketi peale. Ehk et kui teil tavaolukorras kasutate näiteks meie premium paketti või tasuta paketti, siis tuleb vahetada see optimum paketi vastu. Klikkides siia peale, näete kohe nagu optimumi siis paketi valikus. No siin on teil siis võimalus valida, kas kohe aastane pakett korraga, tuleb see kuutasu soodsam või siis kuupõhine pakett. Nii. Liigume siit tagasi. Siis, kui on teil nüüd see pakett valitud, siis järgmiseks tuleks mobiili, kui teil on nüüd kas siis App Store'ist või Google Play'st laadida endale BankUp One App. See on teie siis identifitseerimise vahend edaspidi maksete kinnitamiseks. Teil makseteenusega anname teile kaasa ka meie Unifed Posti pangakonto, mille pealt saate siis teostada hiljem siis hulgimakseid. Ja selleks ongi vaja siis identifitseerida neid makseid. Muude maksete puhul, kui te teete oma kodupangas, toimib endiselt mobiil-ID ja ID-kaart ja Smart-ID nagu ikka. Aga selleks puhuks siis on vaja identifitseerida ennast. See protsess võtab pisukese aja, kõigepealt identifitseerite ennast ära ja pärast selle järgneb siis ka firma või ettevõtte siis andmete sisestamine. Ja kui see on tehtud, siis tegelikult ongi juba makseteenus aktiveeritud ja kasutamiseks valmis. Nii, aga liigume nüüd meie teise testiettevõtte juurde, kus on juba makseteenus siis kenasti aktiveeritud. Ma näitan teile nüüd seda pilti, kui see on tehtud, milline siis pangakontod alt see vaade välja paistab. Näete, siin on meil nüüd siis kõik need pangakontod ehk et siis Unifed Post Payments pangakonto, mis tuleb teile automaatselt siis makseteenusega kaasa ja siia on meil lisatud siis veel oma siis teiste pankade kontod, kui teil on firmal näiteks mitu erinevat pangakontot, kodupankade omad ka, siis siin on siis need on siin kenasti siis kõik näha. Nii, aga võib-olla alustame siis kõige esmalt siis maksenupust, müügiarvete juurde ja teen kiirelt ühe arve koos maksenupuga. Nii. Loome uue arve. Kõik need kliendid, mida ma siin näitan, kõik on meie enda testettevõtted, nii et kellelegi siin arvet ei tule ühelegi kliendile, et lihtsalt testime. Siia. No jääme praegu summaga tagasihoidlikuks. Nii, ja siin allpool on näha, et on siis arveviitenumber, mida ma enne mainisin. Ehk et see arveviitenumber, selleks võite näiteks, kui teil on omal mingi ettevõttel mingi kliendi number, võite ka vabalt selle kliendi numbri panna, aga siis seda teha läbi kalkulaatori, sest kalkulaator lisab siia ühe numbri. Et avate selle, avaneb Eesti Pangaliidu leht. Ja siin on selline kalkulaator, ma panen seal praegu näiteks 1, 2, 3, 4. Võtate kontrolljärk ja siis ta annabki teile selle 1, 2, 3, 4 ja siis paneb veel 4 siia lõppu. Nii. Nüüd on makse või arveviitenumber ka lisatud. Ja nüüd salvestame selle arve. Nii.
siin on, et kui ma nüüd selle arve avan, siis esimese hooga pole kuskil näha, et maksenupp või midagi. Et see on nüüd see koht, et tegelikult sellel ettevõttel ta on e-arve vastuvõtja ja ta annab nagu esmalt kohe e-arve kanali. Nüüd see e-arve kanal tuleb vahetades näiteks meiliaadressi vastu välja. Ja näete, siia kohe ilmub siuke koht nagu lisamaksenupp. Tegelikult saate klientide tarnijatelt siit paremalt siit menüüst. Ka kui teil on mõni klient, kes hakkabki nagu püsivalt seda maksenupuga e-kirja arvetega saama, siis saate ka tegelikult seal juba ära fikseerida. Aktiveerite tal arvekanaliks e-maili ja teete selle maksenupu linnukese juurde, salvestate ära ja edaspidi, kui te juba teete arve ja avate selle, siis juba on selline vaade. Ehk et teil on kohe see maksenupp kogu aeg siin aktiivne. Siin ma selle nagu eraldi salvestasin, nagu ma nüüd näitan ka, kui nüüd salvestan, ta ütleb, et kanalid ei sobi. See ongi see, et tegelikult tema õige arvekanal on sellel ettevõttel, aga on e-arve, aga juhul kui nüüd öeldakse, et tahan hoopis saada meili peale ja panen maksenupp kaasa, siis ta viskab sellise asja ette. Nii, salvestame selle ära. Nüüd on kenasti näha maksenupu e-kiri. Avan selle ja panen saada. Nii, nüüd läks see kenasti välja ja nüüd mõne hetke pärast, ma saan oma mailboxis näidata, milline näeb see välja, näete siit ilusti, kohe viskas ette, et on kõik kenasti välja läinud. Nüüd, kui ma selle avan, siis meil on olemas siin kohas, kus on siin sündmused, siin on niinimetatud siis see logi. Nagu näha, dokument on ilusti kenasti aadressile läinud, meiliaadressile ja lisaks ka dokument on edukalt ka raamatupidajale edastatud, mis tähendab seda, et meil on sellel ettevõttel loodud ka raamatupidamistarkvaraga ühendus ja selleks ka kenasti raamatupidajale siis raamatupidamistarkvarasse juba. Nii, ja kui ma nüüd liigun siit mailboxi, siis vaatame, kas see nüüd on jõudnud ja kenasti on jõudnud siia. Nii, avan selle arve ja siin on nüüd kenasti näha, et arve on jõudnud kohale ja siin on selline nupp. Vajutame siia peale ja näete, siin on kõik teil kenasti kodupankade valik. Valite oma kodupanga. Antud juhul näiteks ma klikin siia Swedbankale ja näete, siit panete andmed sisse, pangaleht avaneb, seal on kõik eeltäidetud andmed, on vajuta maksa ja ongi kogu lugu. Ehk et nii lihtne see ongi ja lisaks, kui soovite siin meilis ka vaadata nüüd arvet, siis siin on selline koht nagu kuvaga arve, siis ta laetle kiiresti üles ja saate selle arve näete, arve on teil ka kenasti näha. Nii. Liigume siis nüüd Bankupi keskkond uuesti ja kui ma siin nüüd uuesti seda uuendan ja vaatan uuesti sündmuseid, nii paneme siis, värskendame selle lehe ära, siis te näete, et siia on veel lisandunud nüüd infot. Klient on arve avanud, ma klikkisin, avasin selle arve, vaatasin, milline arve on ja siis kui ma nüüd selle dokumendi, ma küll kaugemale ei läinud panka seda tasu, ma kui pangast selle ära tasun, siis see tekib veel üks rida, et klient on arve tasunud. Ehk et teil on see info kõik kenasti olemas. Nii, et nii lihtne see tegelikult on, et klient saab imekiirelt oma arve tasutud ja ei jää teile võlgu ja te olete rahul, et te olete oma raha kätte saanud. Ma usun, et see on nagu väga hea ja kasulik lahendus. Nii, aga siis vaatame ka makseteenuse siis teise poole üle, mis tähendab see arvete tasumine, ostuarveid saate tasuda otse keskkonnas. Nagu ma ka siin eelnevalt mainisin, saab seda teha ka hulgi. Näiteks meil on siin, ütleme siis 3, siis ostuarvet, üks on hetkel aktsepteerimata, ma selle jätan siit välja. Aga kui ma nüüd siit need korraga ära linnutan, siit küll linnukes ära, siis näitab kohe, et maksa
3 arvet korraga. Kui ma nüüd vajutan maksa, siis tekib teil kõik need 3 arvet siia. Ja nüüd ongi minu soovitus see, et kui te teete hulgimakseid, siis kasutage sedasama Unified Post Payments IBANit ehk et need arved liiguvad siit otse kohe nagu siis klientidele. Kui te valite siit saab valida ka teisi pankasid. Kui te valite näiteks Swedbanka, siis on nii, et see raha küll liigub samamoodi välja, ta liigub Swedbanka, aga Swedbankast ta liigub edasi nagu ikkagi Unified Post Paymentsi peale ja sealt siis juba klientidele ehk et lihtsalt see laekumisaeg ka sellega pikem. Kui te tahate ühekordseid makseid teha, siis saate teha otse oma kodupangast. Aga ma näitan nüüd selle lõpuni, et siin on 3 arvet nüüd valmis maksmiseks, vaid maksearved. Ahah, okei. Jah, meil ei ole siin nii palju seda neid vahendeid peal. Nii, aga võtame siit ühe arve ära. Nii, võtame siit siis näiteks, kas ta need 2 arvet, siis peaks täpselt raha jaguma. Nii. Ja nüüd, kui ma panen maksearved, näete, siin nüüd ongi nagu see, et tekite sihuke QR-kood. Nüüd, kui teil on telefonis BankUp One, siis te avate lihtsalt ühe nupuvajutusega põhimõtteliselt sellise kaameraakna, suunate siia peale ja maks on kinnitatud. Ehk et veelgi lihtsam kui tegelikult mobiil-ID, et ei pea mingit koodiga mitte midagi panema. Et selline lihtne moodus. Ja kui ma nüüd nii. Ja kui ma nüüd valin siit näiteks ühe arve tasumiseks, siis samamoodi seda saate siis väga lihtsalt siis valides siit näiteks oma kodupanga, jällegi Swedbanka, saate otse Swedbankast maksta. Aga üks väike nüanss siia juurde või tähelepanek, nagu näete siin selle Swedbanka selle kastikese all on, et makske arved hulgi BankUpi kontoga. See tähendab seda, et kui see linnukese ette jääb, siis ta jällegi saadab selle raha ikkagi läbi siis Swedbankast, läbi siis Unified Post Paymentsi. Aga kui te tahate, et ta läheks otse näiteks Swedbankast, olete kliendikonto on ka Swedbankast, tahate väike makset teha, siis võtke selle linnukese siit eest ära. Võtate selle siit eest ära ja vajutate maksa. Ja näete, olete kohe juba jällegi Swedbanka lehel ja saate siit juba sisse logida ja selle makse koheselt kiirelt teostada. Et nii lihtne see on. Nii. Ehk et ostuarvete tasumine otse keskkonnas. Ime lihtne. Faile ega midagi pole vaja panka saata, või tasuta otse kohe meie siin keskkonnas need maksed ära. Nii, aga sellised need tegelikult need makseteenuse võimalused ja funktsioonid ongi. Et võib-olla siis hästi kiirelt kokkuvõtvalt teile, kuidas siis alustada. Kui üldse peab BankUpi kontot, loote konto, valite Optimum paketi, seejärel laete endale seal App Store'ist või Google Play'st siis endale BankUp One Appi, siis toimub isiku tuvastamise protsess makseteenuse jaoks. Selle teete läbi, see on, et teenus oleks ülimalt turvaline, kuna on tegemist ikkagi finantsteenusega ja põhimõtteliselt, kui te seda protsessi alustate, selles mõttes midagi keerukat ei ole. Te ekraani peal kogu aeg juhendatakse seda, mida te täpselt tegema peate, nii aga tuleb veidike pisut aega varuda. Ja seejärel ongi teil põhimõtteliselt BankUpi makselahendus kasutamiseks valmis ja ega seal teil, nagu te nägite, mingisuguseid IT-teadmisi ja erilisi arendusi, midagi teil teha pole vaja, et kõik on nagu teie jaoks valmis, ainult aktiveerige ja olemas see ongi.
Nii, aga minu poolt on teema räägitud. Vaatame, kas teil vahepeal tekkis ka küsimusi. Nii, ühte küsimust ma näen. Kas on võimalik ka äpis makselahendust kasutada? Ja on küll. Ja see jäi mul enne mainimata, et saate äpis samamoodi nagu keskkonnaski makselahendust kasutada siis mailbox'is samamoodi, kui teile saad kliendil näiteks saadate arvele maksenupu saab kui meili kaudu telefonis meili lugeda, siis saab sealt samamoodi maksta ja teine asi on ka see, et saate ka samamoodi äpis siis neid ostarveid tasuda, nii et jah, täiesti võimalus olemas. Nii, kas on veel, tuleb küsimusi? Ahah, tuli küsimus, kuidas see hakkab töötama Smart Account keskkonnaga? Smart Account keskkonnaga töötab selliselt, nagu ma enne näitasin, kui te saadate müügiarve välja, siis nii müügiarvete puhul kui ka ostuarve sisse tulevad, need arved liiguvad automaatselt kõik siis raamatupidamise keskkonda. Smart Accountiga on meil samamoodi ühendused loodud. Ehk et kui teie raamatupidaja siis keskkonna Smart Account aktiveerite selle ühenduse ja seejärel juba kõik need, mis on makstud arved, need saab siis võtta, seal on ka sihuke väljavõtete koht, kus saate arvete siis tasumiste väljavõtte võtta ja need saab siis põhimõtteliselt siis samamoodi siis üles laadida raamatupidamise tarkvarasse ja seal need juba siis omakorda seotakse siis nende arvetega ära, mis siin eelnevalt liikunud on, nii et täiesti võimalik need omavahel kõik tööle panna. Nii, kas tuleb veel sellega teema kohta küsimusi? Aga kui rohkem neid küsimusi ei ole, siis ma väga tänan kuulamast. Maikuus juba on tulemas uus webinar. Teemast anname ette teada, hetkel veel ma teemat ei täpsusta. Ja siis ka muud. Kohtume siis mais ja ilusat kevadet teile.